No nii, põnevast on küll ja veel, igal juhul saab näha siin. Külg külje korral praaksid ikkagi koos. No nii, siiski. Gert Jõer võidukalt finišis, et esimene võit sel hooajal. Kaua oodatud kaunike on käes, mis tunne on? Tunne on ikka väga hea niisugune rauldus, et tuli siin sarjas ka lõpuks võit ära, et mul siin läksid mõned etapid täitsa aia taha, et minu kohta. Et jah, nagu rauldus on. Kas oli siis vormikõver natuke kõveram hooaja alguse poole, et nüüd on hoog nagu paremaks saanud? No tegelikult olin tervisega hädas, et see rikkus mul nii võistlused kui ka võistluse ettevalmistuse ära, et seepärast nii kehva olin, et nüüd tundub, et on korda saanud ja siin täna eile tuli isegi 2 võitu nüüd ära, et väga rahul, jah. Et kulda nädalavahetus on tänasega täitsa eduka lõpu saanud, aga räägime tänasest päevast ka, et tegelikult neljakesi Kirilli, Josteni ja Peetriga saite eest ära, et kus maal siis Josteniga kahekesi jäite? Emumäel. Seal oli vahefiniš, mis siin sõidus on väga tähtsad. Et seal kruttisime tempo üles ja saimegi kahekesi minema. Ja kuna Kirill ja Josten olid kahekesi, siis ei saanud neid järgi oodata, et oleks Peeter üksinda olnud, siis oleks võib-olla mina teda võinud järgi oodata, aga siis ei olnud midagi muud, kui Josteniga panime lõpuni kõvasti. Josten on kõva konkurents sul olnud see aasta, et üldvõidule vist enam mõtteid väga ei ole. Jah, et kuna mul läksid mõned etapid nagu kokkuvõttes aia taha, et siin nagu esikolmikust põhimõtteliselt tohi välja jääda, kui tahad üldvõidu peale mängida ja siis Josten on päris hea edumaa ka ees, et ma ei tea, kas seda tõenäoliselt enam ei ole võimalik püüda. Aga täna jäite lõpu peale, et siis ilmselt oli sul suht kindlustunne, et tuleb ära, et Josten sind finišis veel võitnud niimoodi ei ole? No see oli alles siin viimases kurvis, ma arvasin, et tuleb ära, aga muidu Josten tõusude peal ja seal singlite peal on maru kõva, et seal ei olnud midagi nagu tehtud, et mul oli enesetunne küll hea ja et raskustes ei olnud sõidu jooksul üldse, et siis ma nagu arvasin, et suudan seal nagu õiges kohas kilomeetri lõppu ees olla ja et sealt oli juba raske mööda saada ja siis õnnestus ja ülejäänud gaasi peale hoida, kuni siia finiši sirgeni. Ütleme nii, et viimase kilomeetri taktika töötas, tuleb ees olla ja siis on võit kodus. Jah, kui niisugune kitsas lõpp on, siis pole muud varianti, peab ees olema. Igal juhul, Gert, palju õnne sulle ja 2 etappi on jäänud, et loodame, et üks ei jää ilma teise või kolmandata. Jah, ma ise ka, jah. Aitäh. Ja Neele Uibokand 22. Rakke rattamaratoni kõige kiirem naine on täna siin minu ees. Palju õnne võidu puhul! Aitäh! Et peale hooaja avastarti Viljandis teine võit, et vahepeal oli väike vormikõvera langus ja nüüd oled tagasi õigele reele saanud. Et räägi, kuidas siis tänane sõit läks? No vahepeal on siin ma ütleksin, et ega tolle võidu Viljandi ajal ka ei olnud päris see tunne, mida ma olen see aasta oodanud. Aga peale toda sõitu et oli seal kukkumisi ja põdesin veel koroonat ka, et mis tegelikult, ma ei ole päris kindel, et kas ikkagi sellest olen keha täielikult välja tulnud, aga see aasta sai siis tehtud see, mis eelmine aasta karmi kukkumise pärast jäi siin tegemata, et sain siis lõpuks siin selle võidu kätte. On hea tunne küll? No eriti peale eilset võistlust on eriti hea tunne võtta võitana. Aga räägi siis lähemalt, kuidas tänane sõit kulges, et GPS pildi järgi vaatasime, et olite ilusti koos tegelikult 3-4 siin kiiremad naised, et lõpus ikkagi tulite väikeste vahedega, et kus maal siis oma jõu, oma jala maksma panid? No ega ma päris head ülevaadet kogu aeg sõidul ei omanud, et kes meil täpselt pundis oli, et ma tean, et Meriliga olime me suhteliselt algusest peale koos, siis Laurat nägin ma vahepeal pundis, kes ähvardas, et kui ma talt pähe saan, et siis pean mina hoopis temale massaaži tegema. Nii et oli vaja kiiresti sõita, aga sõidu lõpupoole nägin vähemalt ma ka Gretet pundis ja siis ilmselt seal see koosseis muutus, et endale tundus, et punt läks vahepeal jälle laiali ja siis ta läks jälle kokku, et selline kokku-lahku oli kogu sõit ja siis siin eks see lõpu peale jäi, et need siin lõpuosas need tõusud,
et seal andsin endast parima ja läks hästi. Et põnevust jagus ühesõnaga, et ei olnud selline sõit, et stardis paned üksi eest minema koos meestega ja võid rahulikult südamega finišisse tulla, et ikkagi narveerimist ja pinget oli finišini välja. Oi, tegemist oli real kogu aeg, et selles mõttes, et kuna ma seda rada ise ei olnud jõudnud sõita veel ja oli nagu täiesti muudetud, et siis pigem nagu selliseid tuttavaid kohti ka ei olnud, nii et ütleme, kogu aeg tuli silmad lahti hoida ja oli tegemist. Aga nüüd on meil jäänud veel 2 etappi, et Kose rattamaraton ja Tallinna rattamaraton, et vorm on hea, tuled võidud mõtetega uuesti starti neile ka? No ma katsun võtta siin nädalavahetus korraga, aga kui vähegi on võimalik, siis proovin ikkagi kohal olla. Igal juhul palju õnne sulle, Janelle, ja järgmiste võitudeni! Aitäh!